Nii, ja nüüd lähme jälle maakeele peale ja sulaselge Eesti poiss Siim tuleb ja hakkab rääkima, aga tema jutt vist saab olema üldse Soomemaast või kuidas niimoodi on nii? Nii, tervist, ma olen kuulda. Mina olen Siim, olen Timbeka tegevjuht, ühtlasi olen ka Puitmaaliidu juhatuse esimees. Täna ma räägin natukene tõesti Soomemaast, Helsingi raamatukogust ja hübriidkonstruktsioonidest. Samas ma räägin üleüldse Prefabist, tehasest tootmisest, kuna tänane kogu seminar on kaasaegne ehitusmeetod ja nii mina kui ka Puitmaaliidus usume, et nii Prefab kui tehasest tootmine on kaasaegne ja tuleviku ehitustehnoloogia ja metoodika. Natukene ka Timbekost. Oleme puidust ehitanud 26 aastat, alates väiksest saunast Kihnu saarel kuni Helsingi rahvusraamatukoguni. Teinud puidust peaaegu kõike, nii fassaadielemente kui ka mooduleid. Et julgeme öelda, et me oskame puidust ehitada ja Timbeka meeskond on see, kes oskab puidule väärtust anda ja tulevikku anda. Mõned numbrid ka, kõigil numbritel ma ei peatuks, võib-olla kõige huvitavam on see kõige parempoolsem 120 000 ruutmeetrit paigaldatud fassaadi ja katuselemente. Need on kõik läinud hübriidkonstruktsioonidele ja selle baasil ma julgen öelda, et me natukene teame hübriidkonstruktsioonidest ja võib-olla see on üks põhjus, mis ma täna siin hübriidkonstruktsioonidest räägin. Kiirelt ka kõik ülevaade, et kus me oma tooteid toodame ja tootmisest ja oleme Eesti üks suurimaid elementkonstruktsioonide tootjaid. Ja lühidalt siis ka meie eesmärgist, et miks Timbeko tegutseb, et me tahame olla parima inseneritehnilise teadmiste ja oskustega elemente moodulhoonete tootja Euroopas ja ma usun, et ka väga paljud kliendid tulevad Timbeka juurde sellele, et nad teavad, et me oskame puitu kombineerida teiste ehitusmaterjalidega ja puidust ehitada nii lihtsamaid kui ka keerukamaid hooneid. Ja meie tööd hinnatakse kõrgelt, et siin pildil ongi siis Soome näide, millest ma täna põhiliselt räägin, Helsingi rahvusraamatukogu. Et see on leidnud kajastust erialakirjandustes kui ka võitnud erinevaid auhindu nii eelkõige Eestis. Ja kus siis meie tooteid võib leida, et eks me nii nagu Eesti puitmaasektoris üldiselt, Skandinaavia on see põhiline turg, kuhu Eesti tootjad toodavad, samas natukene läheb meil Eestisse ja leidub meie tooteid ka sellistel nõudlikel turgudel nagu Jaapan ja Šveits. Aga nüüd siis lähemalt, et milline siis on kaasaegne ehitus üleüldiselt, on need prinditud hooned, on need prefab ehitised ja kuhu see ehitussektor üldse on nagu liikumas. Et minu hinnang on praegu see, et päris nii-öelda hooneid me veel printida ei saa ja või saame, aga need on niisugused kõige lihtsamapoolelisemad hooned, kus siis inimestel võib-olla ei ole kõige mugavam ja parem elada. Et 3D printida saab teatud ehitusosasid konstruktsioone, aga tulevik on prefab ehitistes ehk tehastes toodetud lahendustel, konstruktsioonidel ja sellel me täna peatame. Aga miks siis mina usun, et see prefab ja tehasest toodetud ehitised on järjest rohkem levimas ja eks juba selle ka definitsioon prefab on selline mitmeti mõistetav ja kasutatav, on prefab, on off-site, on tehasest tootmine, et see on erinevates ketteruumides erinev.
aga eks peamised tehasest tootmise eelised ongi, et see kõik toimub kontrollitud ülevaatult, alustades kvaliteedist ja kiirusest, ka kulud on kontrolli all, vähem ehitusjäätmeid, keskkonnasõbralikum ja kuna tehases ei toodeta kõrgustes, vaid tasapinnal, siis ka kindlasti tööõnnetusi on vähem kui ehitusplatsil. Ja siin siis ka üks graafika, mis näitab seda, et see esimene ots ehk projekteerimine, et see siiamaani ikkagi võtab ka tehasest tootmise puhul üldjuhul sama palju aega kui platsil ehitamine ja tänane konverents on palju sellest rääkinud, et kas meil õnnestub leida kogu ehitustsüklis ja ehitusprotsessis lahendusi või standardiseerida või moduliseerida, et kuidas saada projekteerimist ka kiiremaks. Aga jah, et kui me projekteerimisfaasist üle saab, siis tehases on protsessid välja töötatud, automatiseeritud ja kogu see protsess läheb hulgaliselt kiiremini kui platsi peal, hoiame kokku, mida suurem ja keerukam hoone on, seda rohkem aega ja raha kokku hoiame ja see on see meie usk, et miks prefab sektor ja just ehituses järjest kasvab. Me siin eelmises slaidil nägime ka seda, et inimeste arv aastaks 2050 kasvab veel paari miljardi võrra ja teame ka üldse seda, et ehitussektor on kõige vähem nii-öelda suutnud arengutega kaasa tulla ja ikkagi see efektiivsus ehitussektoris on väike võrreldes teiste arenesektorite, mis on viimast aastakümnete jooksul jõudnud areneda, siis me peame leidma ehituses viise ja lahendusi, kuidas me suudame seda kasvavat nõudlust elamispindadele ja hoonetele lahendada. Ja kindlasti üks ongi standardiseerimine ja tehasest tootmine. Aga millised need prefab tooted siis on? Lühidalt, et saavad olla moodulhooned ja eks see ongi selle prefabi küllaltki suur nagu tulevikupotentsiaal, et tehases tehakse juba 80–90% hoonetest valmis, vannitoad, köögimööbel paigaldatud ja moodulhoonetest saab teha hotell, kortermaju, haiglaid, ja moodulhoonete puhul ka mina näen, et on see standardiseerimise võimalus on kõige suurem. Teine kategooria prefab toodete puhul on elementhooned, kus siis on, kas siis on arhitektuur või ehitusplatsi logistika on keerulisemad või mingi muu põhjus, miks seda ei ole seda hoonet mõistlik moodulitest teha, on kasutada erinevaid elementkonstruktsioone ja ehitada hoone nii-öelda 2D elementidest koha peal kokku. Ja siis on fassaadi elemendid ja katuse elemendid, mida siis mis leiavad väga palju kasutust just hübriidkonstruktsioonide puhul ja uute ehitiste puhul, kuid samamoodi on fassaadi ja katuse elemendid järjest rohkem nõutud ja ka renoveerimistel. Et oli ka siin hommikupoole ajal ettekandel teemaks, et aastaks 2050 on väga paljud Euroopa riigid võtnud endale eesmärgiks, et kõik vanad hooned peavad olema energiasäästlikult renoveeritud, et ka seal leiavad kindlasti fassaadi elemendid ja katuse element kasutatud. Ja võib-olla mis üldse selle prefabi ja tehases tootmise toodete puhul on võib-olla inimeste hirm on see, et ega see prefab midagi muud ei ole, kui see on ükski lihtne kandiline nagu hoone, et ega seal mingisugust mitmekesisust või unikaalsust ei saa nagu luua, siis meie vastus sellele, et saab küll, saab ka puidust teha väga erilisi ja unikaalseid hooneid, saab puitu lainesse
lainesse panna kumeraid jooni teha, et kõik on tegelikult liitlaadiga võimalik. Ja nüüd siis liigun ennast rohkem tänase põhiteema juurde ehk hübriidkonstruktsioonid ja tolerantsidega tegelemine. Siin võib-olla lühidalt ka mõned näited, et mida me siis oleme hübriidkonstruktsioonidena läbi lahendanud. Et käesoleval pildil on näha siis kortermajad Norras, kus kogu kandev konstruktsioon oli betoonist ja Timbeka poolt olid siis kõikide kortermajade ja fassaadi elemendid. Ja selline see projekt lõpuks valmis sai. Ka koolimajades Skandinaavias kasutatakse tihti hübriidkonstruktsiooni, kus siis ongi tuleohutuse erinevate tõttu tihti teatud hoone osad on betoonist, ka terast kandekonstruktsioonides ja siis välisseina elementidel on kasutusel puitelemendid. Samamoodi ka haiglatele oleme teinud elemente, et see hübriidkonstruktsiooni hoonete tüübid on väga erinevad ja Priitfakt-tooteid saab väga erinevalt kasutada. Samamoodi ka suured tehased, kas siis on kandekonstruktsioon on betoonpostide peal, liimpuitpostid või ka teraspostid, aga siin konkreetsel näitel siis katuseelemendid olid kõik tehases toodetud. Ja siin ma näitan ühte videot hübriidkonstruktsioonidest, kus siis on näha, kuidas siis tuleb kombineerida betooni, terast ja puitelemente. Ja siit, kui me nüüd järgmiste slaididega edasi lähen, siis ma usun, et see video annab sellise hea ettekujutuse, kuivõrd palju on erinevaid pisikesi detaile, aspekte, mida on siis vaja kogu ehitusprotsessis koordineerida, kokku panna ja projekteerimisel ja tootmisel arvestada, et betoon, teras ja puitelemendid omavahel ka ehitusplatsil lõpuks nagu kokku lähevad. Ja tihti nende hübriidkonstruktsioonide puhul kõige aeganõudvam ongi just projekteerimine ja koordineerimine, et osapoolte vahel saada kõige viimased joonised kätte, kõige viimased kokkulepped, et kas me oleme rääkinud ühtsetest tolerantsidest ja saame ühtemoodi aru, et saaks hakata tootma. Ja siin ma oma järgmises ettekande osas siis ma keskendungi sellele, et millised on need põhilised väljakutsed hübriidkonstruktsioonide puhul. Ja jällegi Helsingi raamatukogu näitel, et algus, kui me hakkasime projekteerima, tundus päris ilus, et saime ilusa PIM ja IFC mudeli teraskonstruktsioonist ja kõik ilus värviline ja kõik mõõdud millimeetri täpsusega paigas ja läksime siis protsessiga edasi, siis hakkas uusi versioone tulema ja mingeid muutusi ja siis vahepeal ei teadnud ka teadevõitjaga terasetootja, milline need viimased täpsed joonised on ja mille peaksime siis meie aluseks võtma, aga siis vaikselt ikkagi platsi peal ka betooni ja terasetööd käisid ja eks me käisime siis seda platsi peal ka vaatamas ja mõnda kohta siis vaatasime ka projekti järgi ja tundus, et projektis üles joonistatud koht või lahendus ei ole päris see, mis platsi peal on tehtud ja siis me tegime sellise kiire nii-öelda ehitusmehe kontrolli, et võtsime mõõdulindi, võtsime loodi, üritasime seal koha peal mõõta ja see andis ka tihti juba päris mitme sentimeetrise või 10 sentimeetrise erinevuse võrreldes sellega, mis pidi projektis olema ja mis oli meie nii-öelda projekteerimise aluseks ja mis siis oli tegelikkuses.
noh, siis oli erinevat diskussiooni ja arutelu, et kas siis on valesti või ei ole valesti ja ega muud üle ei jäänudki kui see, et meie saaksime oma puitelementide projekteerimise edasi minna, tellisime 3D laseri skaneerimise punktipilve, et oli siis kasutusel jah, vähemalt tol hetkel selline küllaltki viimase sõna laserskaneerimine, mis võimaldas nii selle pildi lõpuks nagu värvilisena saada ja siin järgmisel pildil ma näitangi, et mis siis oli tegelik nagu erinevus, et mis oli see, mis oli projekti järgi nii-öelda ette nähtud ja mis siis oli tegelikult olemas, aga selleks ajaks oli meil juba teatud projekt tehtud, teatud elemendid olid meil toodetud ja teatud elemendid olid ka platsi peal kohal ja ega meil juba esimene element meil ka selle tõttu tegelikult paika ei läinud, kuna tolerantsid olid nagu hästi erinevad ja ega mis seal siis koha peal meil teha oli, et eks kui võtta betoon, teras ja puit, et mida on kõige lihtsam töötada, ikkagi puitu, mootor saad kätte ja hakkasime neid tehasest tehtud elemente saagima ja jõuga paika suruma. Aga õnneks me ei olnud veel päris kõike jõudnud nii-öelda lõpuni projekteerida või projekteerida poole peale, et siis me ikkagi kiirelt hakkasime oma elemente selle punktipilve järgi ümber projekteerima ja lõpp läks meil natukene libedamalt, kui meil algus läks. Siin siis ka mõned pildid tootmisprotsessist endast, et see siis on katuselemendi karkass ja eks kui me juba algusel sinna projekti läksime, et eks me siis juba nägime selle projekti nii-öelda arhitektuursest kujust, et see kõige lihtsam projekt ei ole ja et tolerantsidega tuleb sellel projektil kohe väga palju arvestada, tegeleda ja ega meil muud üle ei jäänudki, kui me tegime ka tehasest nii-öelda näidiskonstruktsioonid, et tootsime oma elemendid välja valmis ja siis ehitasime puidust nii-öelda asendusega metallkonstruktsioonile ja betoonile, et näha, et kas siis see, mis me on erinevates programmides üles joonistatud, kuidas seda nagu reaalses elus õnnestub ellu viia. Ja eks me läbi selle näidiselemendi tootmise ja simulatsiooni saime ka päris palju tagasisidet, mida meil on vaja muuta, kus on meil vaja suuremaid tolerantse arvestada ja nii edasi. Ja siin siis ka paar pilti nagu protsessist, et milline oli siis see aluskonstruktsioon, kuhu meil oli vaja neid elemente paigaldada ja see pilt võib olla niisugune, annab hea ettekujutuse, et kui see negatiivse kaldenurga all oma seda elementi paika panna ja see aluskonstruktsioon ikkagi ei ole nii, nagu on lubatud olla, siis võtab päris palju ehitusplatsil aega, et see element sinna paika saada ja raha annab ka päris kõvasti selle asjale. Samamoodi üks pilt ka katuselementide montaažist. Et jah, sellise hoone puhul standardiseerimisest väga rääkida ei saa, et väga unikaalne projekt. Aga siis võib-olla lõpetuseks võtangi ka vaikselt kokku, et mis siis on meie kogemused, mida siis hübriidkonstruktsioonide puhul ja eriti tolerantside puhul tuleks nagu arvestada või vähemalt üritada arvestada, et protsessi käigus oleks vähem probleeme. BIM-mudelist on meil tänasel konverentsil ka palju räägitud, et reaalsus on see, et meie ehitussektor ei ole veel nii kaugel, et kõik osapooled suudaksid töötada ühtse BIM-mudeliga, kuna osapooli on väga palju, on arhitekt, on peatöövõtja, on projektijuhtimisfirma, on erinevad alltöövõtjad ja seda kõike ühtses mudelis koordineerida, erinevad tarkvarad. See on suur väljakutse kogu ehitussektorile, aga kui seda õnnestub teha, siis protsess on palju sujuvam ja meil on õnneks ka õnnestunud paar projekti Norras nii teha, kus on kõik osapooled ühtse BIM-mudeliga tööd teinud, on pandud ühte ruumi kõik tellija, peatöövõtja, alltöövõtjad ja on üheskoos läbi arutatud, leitud need lahendused, kitsaskohad ja mitte kattuvused.
ühtne PIM-mudel annab väga palju vastuseid ja hoiab ära. Kindlasti punktipilve mõõdistamine soovitab peale igat etappi, oleneb kui palju neid erinevaid aluskonstruktsioone on. Betoon, teras, puit ja andmete üleslaadmine PIM-i, et ma arvan, et kui sellel objektil meil oleks seda 3D laserskaneerimist ja punktipilve mõõdistamist teinud, siis me ehitaks seda hoonet siiamaani, ma arvan. Ja tegelik ehitustäpsus ei ole reaalsuses kunagi see, mis on projektis, et erinevus ei ole millimeetrites, erinevus on sentimeetrites või isegi mitukümmend sentimeetrit, et see on ka see, mida peaks oskama arvestada ja oli ka selle eilse workshopi üks teema, et samamoodi nagu teatud aastad tagasi tuli nii-öelda ehitusvaldkonda PIM-koordinaatori ametikoht, siis ka juba suuremate ja keerukamate projektide puhul on ka tolerantside koordinaator, samamoodi tegelikult on juba teatud peatöövõtjatel on ka nagu prefabi või koordinaator, kuna nähakse, et järjest rohkem ehitust liigub majatehastesse ja siis on vaja neid spetsiaalseid inimesi, kes oskavad neid erinevaid osapooli kokku kombineerida. Ja eks meie, ütleme, õnnetus on tihti nende hübriidkonstruktsioonide puhul ka see, et me oleme sellest kolmikust betoon, teras, puit, need kõige viimased, kes ehitusplatsile jõuavad. Et betoonimehed on natukene oma tolerantsidega eksinud, terasemehed on natukene võib-olla teisele poole eksinud ja paigaldus on läinud ka veel kolmandat pidi ja siis meie peame nüüd oma puitelemendid sinna paika saama. Mul on paar klienti ka öelnud, et nad ei uskunud, et kuidas see puitelement nii millimeetri täpne saab olla, nagu projektis ette nähtud on. Et betooni ja terase tooted kunagi ei ole nii täpselt, et kuidas te nii täpselt suutsite seda teha. Ja jah, lisaks sellele, et ka nii-öelda konstruktsioonidel on erinevad tolerantside hälbed lubatud siia-sinna, siis ka juba kui hoone on paigas ja kasutusel, siis tuleb puukide ja tolerantside jätmisel tegelikult arvestada ka sellega, et need konstruktsioonid mängivad ühele ja teisele poole ja jällegi, mida hilisemas faasis oled, seda rohkem on sul nii-öelda teadmatust, kuhu poole need hälbed lähevad. Siin on jah, see tolerantside teema uuesti nagu kokku võetud. Ja jah, et eks ühtepidi oleks väga lihtne, et võtame hästi suured tolerantsid ja ärme mõõda seda sentimeetrites, millimeetrites või 10 sentimeetrites, teeme kohe meetrise nii-öelda tolerantsi kõikide konstruktsioonide vahel, aga see ei ole nagu prefabi nagu mõte, et eks prefabi tooteid kasutatakse sellepärast, et kiirelt saada hoonekarp kinni ilmastiku eest kaitstuks ja eks mida suuremad on need luugid, mida on vaja ehitusplatsil tehendada, seda kallim on see protsess ja seda rohkem on see aega nõudma. Ja ka mõnevõrra kordan seda, mida on tänasel konverentsil juba räägitud, et 3D PIM on, ütleks juba nii-öelda elu igapäevane osa, et tegelikult nii-öelda ehitussektor peab liikuma 4D, 5D PIM-i peale ja räägitakse ka 7D PIM-ist ja 8D PIM-ist, see tundub võib-olla natukene liiga kauge muusika, aga ütleks see, et see 5D PIM on see, kuhu ehitussektor, ma usun, järgmise 3 aasta jooksul päris suurte sammudega liigub. Samamoodi räägitud Digital Twin, et ja need andmed, et me praegu ei suuda ehitussektoris koguda neid andmeid, mida me ehitame ja kuidas me ehitame, et läbi selle PIM-i ja tulevad need andmed, tuleb parem analüüs, tulevad paremad otsused, et see kõik on juba täna korra räägitud. Ja siin siis ka meie nägemus,
milline see tuleviku ehitusplats on, et põhimõtteliselt kõik need teemad on täna siin laua peal juba olnud. On virtuaalreaalsus, big data, reaalajas nii-öelda planeerimine, kõik see ja kõik see peab kuskil kokku saama. On prefab tooted, teatud osad, nagu ma oma esitluse alguses ütlesin, on 3D printimine, puudutab see võib-olla mingit betooni või vundamendi osa. Et ehitussektor on tegelikult põnev ja väljakutseid on meil palju. Võib-olla lühidalt ka siis jällegi mõned referentsid, mida me hübriidkonstruktsioonidega oleme teinud. Et jällegi palju klaasi, betooni, terast, prohvi, puitelemeendid. Ka kaubanduskeskused, see hoone tegelikult on renoveerimisprojekt, kus oli vana kaubanduskeskus, mis renoveeriti, peale ehitati uued korterid. Et see prefab sektori võimalused on väga laiad. Siin jällegi üks kaubanduskeskus Norras, kus ka ei olnud päris nii-öelda neljakandilisi elemente, olid natukene rombis ja natukene viltu. Aga see on leidnud äramärkimist teatud konkursil. Ja siis ikkagi see Helsingi raamatukogu, et jah, väga keerukas projekt oli, aga tehtud me ta saime. Jah, ja see on ka slogan, mida me Kibekus kasutame, et meil on oma ala professionaalid, tänu kellele me suudame ja oskame selliseid hooneid puidust teha ja panustame kogu aeg sellele, et meie kvaliteet oleks ületamatu, et me saaksime veelgi rohkem prefabist ja puidust ehitada. See on minu poolt kõik. Aitäh Siimule ja minu meelest palju häid näiteid sellest, et kindlasti ei pea enam ehitama 4 või 5 tüüpi sarnast hoonet samadest elementidest ja neid siin linnadeks üles rajama. Ma tegelikult oleks ise mõtleks kõigepealt ühe võimalused küsimuse. Et sa mainisid, et siin oli ehitusprotsessis selle Soome, siis mis ta on siis Soome Helsingi linna raamatukogu. Et sellega oli probleeme seoses sellega, et pärast, et teil oli juba projekteeritud, teil oli mingid elemendid olid juba tootmises, aga siis selgus, et tegelikult olukord ehitusprotsessis on midagi muud. Et ma hakkasin just mõtlema, et tavaliselt ikkagi klassikalises ehitusprotsessis eelarved ajakavad need suruvad takka, et kuidas nagu selles nagu oludes ellu võeti? Noh, ega see elu lihtne ei olnud ja ega see on selle ehitussektori valukoht, et ega tähtaega ei pikendatud, raha juurde ei antud ja eks meil see vaidlus kestab edasi sel teemal. Tänani. Kas on veel küsimus? Enne. Alles teine küsimus. Sel nädalal me olime ühe teie kolleegide tehases seoses sellega, et tekkis probleem tööjõupuudusest. Kuidas te leiate roboti, kes tehases soojas küll, aga ikkagi teeb liinitööd? Kust te leiate need inimesed, kes on nõus liinitööd tegema? Need kutseõppeharidus või kutseõppe inimesed ütlesid, et keda meie maatlesime, ütlesid, et nad eelistaksid töötada platsil, kus on loovust. Sama palju loovust nagu inseneridel sul seal läbi pinni ja kõige muu. No, eks robotitest ja võib-olla moderniseeritud tehasest tuleb meil varsti Lauri rääkima lähemalt, et ma arvan, et inimesi on nagu erinevaid, et kindlasti platsi peal ehitamine jääb ka alles, aga on neid, kes eelistavad töötada tehases ja ma usun, et tehasesse tuleb ka ikkagi järjest rohkem sellist IT-d lahendusi ja ma usun, et see ütleme just ikkagi see integratsioon IT-ga on see, mis noori järjest rohkem kõnetab, et lihtsalt müüri ma usun, et tuleviku noored väga ei taha laguda.
et nad tahavad natukene käsitsi teha ja ta peab sul püstoli kogu aeg sinu pulki kokku seal ekseldama või vatti lõikama sinna sisse, see on täpselt sama rutiin kui üürilaud. no meie protsess on nii-öelda 50-50, et meil jah, peab kogu puitkarkassi ikkagi nii-öelda töötlevad ja lõikavad CNC-masinad, robotid, aga ütleme nii, et sellist toonet nagu Helsingi raamatukogu mina ei usu, et ühelegi robotile on võimalik selgeks teha, et tee nagu nii, et eks ettevõtete spetsiifikad on erinevad ja meie nagu lähenemine on see, et meil küll on vaja kasutada roboteid teatud tööde tegemiseks, aga just, et sellist, kui tahate ikkagi teatud variatsiooni ja unikaalsust teha, siis on vaja ka inimressurssi. Igal asjal omad plussid ja miinused. Aga täna olemegi siin selleks, et tõstatada neid küsimusi ja võib-olla siis ka lähitulevikus leida nendele vastus. Kas on veel küsimusi? Tere, olen Ingo ja selline küsimus, et praeguses Eesti ja üldse Baltikumi turul koos Venemaa ja Poolaga konkurents on nendel moodulmanade kokkupanemisel ja ehitamisel hästi-hästi suur ja kõrge juba, eks. Kuidas nagu teie väljavaated selles äris nagu edasi areneda ja mis suunad nagu oleks need, millega te nagu tahaksite eristuda selles äris? Moodulhoonete ja Prefabi osas kindlasti kõikides riikides, nii Lätis, Leedus tuleb ka majatehaseid juurde, kui ütleks, et kõige suuremad konkurendid on eelkõige Poolas, et Poolas on tõesti väga suuri moodulhoonete tegijaid, aga millega meie soovime ja ma usun, et ka eristume on just seesama, mis on ka meie visiooniks, on insener-tehnilised teadmised ja kogu selle protsessi juhtimine, et ütleks, et selle Helsingi raamatu näitel või üldse, mida suurem ja keerukam projekt on, siis tootmine on ainult üks aspekt tegelikult, osata kogu nii-öelda seda protsessi juhtida, kokku panna, erinevaid ehituslahendusi välja pakkuda, et see on see unikaalsus ja erisus, millega me eristame ja päris mitmed kliendid on just selle tõttu tulnud ka ringiga meie juurde tagasi, et on mindud nii Läti kui Leedu kui ka Poola tootjate juurde on öeldud, et meil on ikkagi parem hind ja võib-olla mõnel suuremal tehasel ja kiirem tarneaeg, siis ikkagi lõpuks nad tulevad meie juurde tagasi, ütlevad, et ikkagi selles protsessi juhtimises oli puudujääke, ei suudetud ajaraamis püsida, ei suudetud kvaliteeti tagada ja teatud nii-öelda projekteerimise faasis teatud kohad on läbi lahendamata, et see, mida nad Eesti tootjate käest ja Lindako käest on saanud, et just see insener-tehniline oskusteave on see, ma usun, mis eristab Eesti tootjaid nii Baltikumi kui Poola tootjateks teile. Nii, aga tänan. Ühesõnaga võiks olla, et protsessi innovatsioon on see, mida suudame me tulevikus pakkuda rohkem kui konkurendid. Nii, aga enne maratonblokki, ehk siis tänast viimast päevablokki on meil nüüd kohvipaus. Käige, minge turgutage ennast, liigutage, venitage, et kui te tagasi tulete, et siis olete juba teravam. Ei ole.